Tervist, kalamehed! Pole ammu oma nägu näitanud. Nüüd on suvine varustus välja otsitud ja tuleb kalavetele minna. No muidugi ilm on küll täna väga tormine ja hull, aga siin ei ole enam valikut, siin tuleb ära käia. Loodame, et leiame mõne vaiksema lahesopi ja võib-olla õhtupoole tuul vaibub, siis saab keset järve ka püüki teha. Nii, kaua ma otsisin oma varustust taga, loodan, et midagi maha ei jäänud. Aga no üks selline ukrainlaste koolibri kummipaat on minu väike paat, millega ma käin väikejärvedel ikka kalal. Sellega ma saan igale poole ligi. Ja sellel on ka täispuhutav põhi. Et see tuleb ka siis täis ajada. Ja seda kõike ma pumpan täis. Soovitan soojalt selline supplauapump. See on selline kaheastmeline pump. Et algul lööb ta siis nagu ventilaatoriga seda suurema õhumahu sisse. Ja hiljem siis ta teine aste on nagu kolviga. Et kolb lööb siis natukene, aga tugevalt. Ja paat saab lõpuni täis löödud. Et ei pea mingit muud tilu-lilu siin käsi või jalapumpa kasutama enam. Et saab lõpuni täis lüüa. Rõhunäidik on siin peal, rõhu annab talle ette, ta ise lõpetab töö ära, kui paat on õige rõhu peal. Ja on ainult ventiili otsa kruvimise vaev. Siis paadi põhja käib lebomatt, tavaline lebomatt võib olla natukene paksem, et ei läheks krussi nii kiiresti jalgade all. Ja seda paati hakkab siis lükkama, on selline vöörimootor ostetud. Jõujaamaks on nagu ikka kerge aku, 13 kilo, 140 ampertundi ja hakkan sajasega jamamagi. Võtsin kohe suurema ära, ostad üks kord korraliku. See on vist mind juba, kas äkki nüüd 2 aastat ära teeninud või on üks, ei mäleta täpselt. Nii, ja et see suur kolakas vöörimootor saada paadi külge. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, aga välja ma mõtlesin. Selle jaoks tuli teha üks kronstein. See kronstein on siin. No tööpõhimõte on tal ikkagi sama, mis nagu originaalidel, aga noh, mina ei hakanud seda originaali siin taga ajama. Mina vaatasin, et vineerist on lihtsam teha. Ja see käib siia paadi külge. Siia on tehtud lihtsalt lisaplaat ja lisatugi. Ja paadile oli vaja liimida 2 lisatulli. Et pärast ma sätin paadi püügikorda, siis filmin võib-olla natuke täpsemalt. Aga siin midagi keerulist ei ole. Enne tulebki see ära paigaldada, enne kui hakkad paati täis puhkuma. Et need otsad lähevad siia aukudesse. See sang on tal originaalis aukudega ja need pulgad lähevadki 2 ratsi sinna peale ja see asjandus jääbki niimoodi seisma siia paadi ninna. Kuhugi tal minna ei ole. Püsib ilusti, üks hooaeg on juba katsetatud iga ilmaga. Ei ole ohtugi, et siin midagi ära kaoks. Lihtsalt turvanöörid panin. No lihtsalt, et kurat teab, mis juhtub, et need turvanöörid ma seon lihtsalt siia kinni ja ongi kõik. Väga lihtne mootorit maha võtta, ainult klambri tõmbad välja ja tõstad mootori maha. Ja siis tagumises otsas on mul ka sai tehtud sihukene suurem kronstein
miks ta nii suur on, põhjusi on mitu. Siia originaalis on ainult jäänud siia see plasmass osa, aga see ülejäänud on kõik vineerist juurde tehtud. Noh, loomulikult transpordirattad, iga inimene saab aru, mille jaoks seda vaja on, saab paati mööda maad tõmmata. Siia käib siis, sõitsin tagumise elektrimootoriga, siia saab panna siis tagumise elektrimootori ja siia lihtsalt lebomati tükk. Siia tulevad siis püügilandid, lihtsalt paned siia kinni, iga vara on kiire võtta, kiire vahetada. Ja see on lihtsalt siis tehtud, et landid üle ääre vette ei kukuks ja siia käib kajaloodi jalg. Siis mul on see siin käe juures ja ma saan live-loodi hästi keerata. Nii, no vot selline varustus. Ma loodan, et see krempel iga kord peab autosse ära mahtuma. Aga võib-olla siis vahepeal tegelen siis paadi pumpamisega ja teen selle paadi kujuliseks. Et siis vaatame edasi. No nii, veerand tunniga on siis paadi kujuliseks saanud. Kergemad asjad ma laadin peale, raskemaid asju ma ikkagi külge ei pane. Siis ei ole ka mugav seda paati vedada. Loodi, mootori ja aku pean ikka veel järgi vinnama, aga noh, mitu käiku, et sellest ei pääse. Aga siis ei olegi midagi, kui paadile rattad alla ja natukene alla mäge tõmbamist. Ja ongi juba suurem krempel vee ääres. Nii, tagumine ots sees sisse, siis ma saan veel pöörimootorit ette paigaldada. Ja ongi vee peale minek. No nii, olen jõudnud vee peale. Selline siis see mootor siin ees välja näeb. Kajalood on siin. See ka läheb käima. Ja see pöörimootor mind paigal hoiab sellise suure tuulega. Ja seal kaugel ikka lained vahutavad, sinna ei julge praegu minnagi. Vaatan võib-olla pärast, otsin veel mõne vaiksema sopi või õhtupoole jääb tuul väiksemaks, siis lähen sinna ka. Praegu loobin lihtsalt siin metsa alust ja vaatan, äkki õnnestub kontakti saada kalaga. Ega midagi, kivikotti ja vaatame, siin on hea vaikne. Nüüd on siin üle järve minek on siis, laine on päris korralik, aga mootor teeb hästi tööd. Natukene hirmus on, aga tuleb üle järve ära minna. Ma olen praegu alla tuult kaldas, siin on kõige suurem tuul. Püüan siit tuulisest kohast üle ära saada, siis jätkan püüki. Eelmises sopis nägin täpselt nii palju, et kaks hauge jälitas, aga kumbki ei julgenud ära võtta. Suurem haug oli ikka täitsa korralik, ma arvan, et see võis olla 2-3 kilone haug. Käitus väga närviliselt, aga toksuni ei jõudnud. Ei tea, kas pelgas lanti liiga suureks või liiga väikseks. Vahetasin lante ka, kuid ei tea, siis kadus vaateväljast ära. Aga no praegu käiku näitan lihtsalt seda jama ilma, mis valitseb juba pikemat aega, 4 nädalat puhub juba kurat põhjast ja lõunast ja igalt poolt, aga tuul on ikka endiselt tugev. Et täitsa hull värk, sellist head, vaikset paadi ilma ei olegi praegu olnud, sellepärast ei olegi veel viitsinud kalale minna. Et praegu siis lihtsalt kiusatus läks nii suureks, et tuli tulla olenemata ilmast.
aga noh, vaatame, ma olen mingi pool tunnikene loopinud, et 2 jälitust on olnud, toksu saanud ei ole. Aga eks need kalad kuskil ikka peidus on. Loodame midagi pildi peale saada. No nii, esimene kala mul siin konksu otsas on. Aga seda võttu ma peale ei saanud. Kuna kaamera ei olnud peas, aga noh, selline 1,5-kilone haug. Ja küll, järgmine kord proovime edasi. Ta on vist ilusti otsas. Vaatame, siin oli maimeparve ka ja kohe oli haug all. Ja okei, tegutseme. Pane kaamera pähe tagasi. Nii, siin see hauakene on. Kahva mina ei kasuta. Haued on veel uimased. No nii, nüüd tuli eluvaim sisse. No täitsa kobe haug. Ilus kuldkollane. Nii, ja käes ta meil ongi. Tühjaks kudenud sale. Selline. Ja täitsa võttis ära. No selge. Ai jah. Tahab mind ka pureda. Nii vihane. Nii, jah, käes ongi. Noh, selline ta on. Ilus pikk haug. Ja tuleb vist koju kaasa ka. No, siin on lausa 2 korralikku hauga, aga üks pani toksu, aga võtma ma teda ikka ei saanud. Nii, istub täpselt paadi all. No mina ei tea, mis nendel haugidel viga on. Ja väga-väga ilus suur kala on see. Oi. No vaatame, mis ta teeb. Täpselt mootori all ta siin istub. No. Noka üles tõstab. Aga kohe kadus minema, kartis. Nii madalast veest ma ikka paadi alt naljalt kala ei saa. Et haug tuleb ikka enne ära avastada, kui ta siia paadi alla jõuab. Haug number 2. Maimeparvesest ta oli. Mitte eriti suur, aga ikkagi toksu ta pani ja ära ta võttis. No nii, no eks ta selline kilone poiss on. Aga no vaatame. Väga kergesti annavad täna alla, haug on veel uimane. No nii. Tuul on nüüd maha rahunenud, õhtune aeg on hakanud, aga ega kala ikka väga saanud ei ole. Madalast tuleb väikseid, selliseid 1,5-kiloseid kalu, need olen kõik tagasi lasknud ja vist ühe sellise kilo plussi vist sain veel juurde, aga kõik suuremad kalad on veel järves. On olnud ilusaid tagajooksmisi küll ja näksamisi isegi, aga näksamisteks need täna jäävadki. Et ega ei tea, olen proovinud erinevaid värve ja tegumoodi ja kõike, aga päris ära ikka ei võta. Aga noh, vaatame,
selg on küll väsinud, aga proovime veel natuke vastu pidada. Äkki õhtupoole teeb mõni suurem ka väikse raksaka ära. Noh, vaatame, elame-näeme. Nüüd kannatab juba keset järve ka püüda. Tuul on juba natuke maha rahunenud. Noh, näha on, et haug jälitab. Seal eemal on ka maimeparv. Aga ei. Mingit võtmist juba ei ole. Kõik haued tulevad siia paadi alla varju. Täna on nii tuuline ilm, et näe, vahib siin. Ujub minema, käib paati vaatamas. Nii. Lant kukub, haug ujub. Aga ei huvita üldse. Vot selliseid näite ma täna näen, aga heal juhul jõuab toksuni, aga mitte võtuni. Lante on ikka erinevaid prooviteid, heledamaid, tumedamaid. Kui päike oli väljas, siis võttis loomulikult tumedat lanti. Sellega sai päris palju kalu. Siis proovisin ka seda heledat ja seda ka võttis päris hästi. Saagi aru, mis ta nüüd tahab siin, heledat või tumedat või. Näed, haug läks jälle sinna maimeparve alla istuma. Ja nii nad siin seisavad. Näe, ilus haug on seal 15 meetrit kaugema. No proovime läbi maimeparve tõmmata. Nii. Ei tea, kus see haug kadus, aga maimeparvest läks minu lant küll läbi. Näe, haug vahib seal all. Läks põhja. No nii, mingi väike otsa lõi, enne vist toksas ka. Aga see on väikene alamõõduline. Võttis suurt lanti. Näe, moka otsast. Ma tule siia. No sina saad ruttu tagasi. Nii, lärts ja lärts. No vaatame. Äkki on mõni kobedam ka. No nii, ongi juba hämaraks läinud. Kell on juba 9 hakkab saama. Ronisin ära maha. Ja mis me siis saagiks saime? No, haugipüügi kohta siis 4 haugi ikka kotti. Aga
ega nad suured ei ole, sellised kilo 500, kilo 200, kilo 100 võib-olla ja ühesõnaga sinna kanti nad on. Suuremad jäid jälle seekord järve, nägin küll, ilusat kala jälitas, naksas, aga ära võtta ei julgenud. Vahepeal selle hullu tuulega siin filmimine oli suht võimatu. Ja no mis siis sai kokku, päeva kokkuvõtteks siis 8 väikest hauge veel tagasi, naksamisi ja 4 haugi kotti. No igal juhul tegevust oli ja igav ei olnud. Tuulega võitlemine, suvel peab käima talvevarustusega, kalal siis ei ole külm. Vot sellised lood. Hea küll, panen oma krempli kokku ja saan pimedas koju. Järgmise korrani.